Aastaid on see olnud midagi, mida Venemaa on saanud kasutada Ukraina laastamiseks. Tohutud droonide ja rakettide parved on kasutatud Ukraina linnade ründamiseks ja selle taristu purustamiseks. Kuid vajadus on leiutiste ema ning Ukraina on arenenud maailma parimaks just selle vastu võitlemisel, millele Venemaa lootis. Ukraina tõrjub alla kõik, mis lendab, ühendades võtmetähtsusega õhutõrjesüsteemi valdamise uute tehnoloogiatega, mis avaldavad suurt mõju Ukraina tõrjeedukusele. Kõigepealt viime teid 15. aprilli öösse. Sel ööl alustas Venemaa järjekordset kaugmaarünnakut Ukraina vastu. See polnud suurim õhurünnak, mille Venemaa oli korraldanud. Rünnaku lõpuks oli Ukraina välja selgitanud, et Venemaa oli Rostovi piirkonnast tema territooriumi pihta välja lasknud 3 Iskander-M ballistilist raketti ning 234 ründedrooni, sealhulgas 250 Shahed-tüüpi droonide parve. Need droonid lendasid 7 erinevast asukohast Venemaal ja okupeeritud aladel, mis teeb Venemaa eesmärgi selgeks – uputada Ukraina õhutõrje droonidega, et raketid pääseksid läbi. See on strateegia, mida Venemaa on varem edukalt kasutanud, kuid sel ööl oli Ukrainal täiuslik vastus olemas. Vähem kui tunniga tõrjus Ukraina õhutõrje kõik 3 Iskander-M raketti, mille Venemaa välja tulistas. Lisaks sellele hävitas Ukraina 309 saabuvat Vene drooni. Samuti jälgiti 13 drooni, mis olid veel Ukraina õhuruumis, kuid näisid olevat oma sihtmärkide poole teel ära eksinud. Eeldades, et need 3 drooni ka alla võetakse, räägib selle kaitse taga olev matemaatika huvitavat lugu. Ainult rakettide puhul saavutas Ukraina 100% tõrjemäära. Droonide osas jõudis sihtmärkideni vaid 13 Venemaa mehitamata õhusõidukit, teatab United 24 Media. See tähendab, et 311 ebaõnnestus, mis annab Ukrainale tõrje, määraks 95,9%. Kui liita kokku ballistilised raketid ja droonid, tõuseb tõrjemäär 96%-ni, mis on kooskõlas Ukraina kaitseministri Mihhailo Fedorovi soovitud 95%-ga. See on omaette pealkiri. Ukraina on seadnud endale suure eesmärgi ja selle saavutanud. See üksi näitab, et Ukraina on ehitanud maailmatasemel õhutõrje, millest räägime hiljem põhjalikumalt. Siiski on selle loo juures üks aspekt, mis on kõiki ootamatult tabanud. Ukraina tõrjus kõik 3 Venemaa ballistilist raketti. See on uudisväärtuslik, sest see päästis Ukraina kodanikud suurest Vene hävitusjõust, kuid see pole selle loo kõige olulisem osa. Kuidas Ukraina suudab selliseid tõrjeid läbi viia, on tõeline tõestus sellest, et on saanud õhutõrjesüsteemi kasutamises meistriks, mis polnud isegi tema territooriumil välja töötatud. Ukraina oleks tõenäoliselt hävitanud Venemaa ballistilised raketid Patriot tõrjerakettidega ning ta kasutab neid tõrjerakette viisil, mis läheb vastuollu kogu USA ja NATO doktriiniga. Kõik tuli ilmsiks Ukraina üksuse komanduri kaudu, kes juhib Patrioti õhutõrjesüsteeme kasutavat üksust ja rääkis hiljuti Ukraina õhuväe koosseisu kuuluva Lääne õhuväe juhtkonnaga. See üksuse komandor avaldas, et Ukraina on leidnud viisi, kuidas oma Patrioti raketivarusid kauem jätkuma panna ning on seda teinud, olles seni kõige tõhusam Patrioti süsteemi kasutaja. Kuidas? Kõik taandub Patrioti kasutamise tüüpilistele tegutsemisreeglitele sihtmärkide hävitamiseks. Ametlikud NATO protokollid näevad ette, et Patrioti süsteemi kasutajad lasevad läheneva sihtmärgi pihta 2–4 tõrjeraketti. Selle doktriini taga on palju loogikat. Mida rohkem tõrjerakette sa välja tulistad, seda suurem on tõenäosus, et vähemalt üks neist tabab sihtmärki. Probleem tekib siis, kui sul on piiratud arv tõrjerakette ja palju sihtmärke, mis tuleb taevast alla tulistada. Ukraina on sellele probleemile lahenduse leidnud ja see lahendus läheb kõigile tavadele vastu. Me püüame kasutada võimalikult vähe rakette, isegi kui tegutsemisreeglid näevad ette 24 raketi kasutamist teatud keeruliste sihtmärkide vastu. Me hävitame need ühega, väidab üksuse komandör videos. See näitab meile, et Ukraina Patrioti meeskonnad on suutnud oma sihtimis- ja tõrjevõimekust viia kaugemale, kui USA või NATO pidas võimalikuks. 2-4 raketi doktriin loodi osaliselt seetõttu, et NATO teadis, et Patrioti süsteemi kasutavatel meeskondadel ei ole ulatuslikku kogemust selle süsteemi kasutamisel väljaspool väljaõpet. Ukrainas on kujunenud hoopis teistsugune tegelikkus. Venemaa lakkamatud õhurünnakud tähendavad, et Ukraina Patrioti meeskonnad on lahingutes karastunud määral, millest ükski teine Ameerika õhutõrjesüsteemi kasutaja ei saa unistadagi. Vanasõna ütleb, et harjutamine teeb meistriks. Ukraina on seda tõestanud, sest pidev harjutamine on võimaldanud neid välja mõelda, kuidas oma piiratud Patrioti raketivarusid maksimaalselt ära kasutada. Mõtle, mida see tähendab kulude ja ulatuse mõttes. Kui Ukraina oleks 15. aprilli ööl järginud NATO doktriini, oleks tal tulnud 3 Venemaa poolt välja lastud Iskander-M ballistilise raketi tõrjumiseks kasutada kuni 12 Patrioti raketitõrjeraketti. Kulud varieeruvad sõltuvalt sellest, millist raketitõrjeraketti Ukraina kasutas. RBC Ukraina andmetel maksab PAC-3 rakett $3–4 miljonit. USA kongressi andmetel jääb Patrioti raketitõrjeraketi hind selle vahemiku kõrgemasse otsa.
See tähendab, et kui Ukraina oleks järginud NATO doktriini Patrioti kasutamisel, oleks ühe Vene rünnaku tõkestamine läinud maksma kuni $48 miljonit. Kuid Ukraina kasutab põhimõtet rakett raketi vastu. Selle asemel, et kulutada $48 miljonit, oleks Ukraina kulutanud maksimaalselt $12 miljonit 3 Vene Iskander M ballistilise raketi hävitamiseks 15. aprillil. Pravda andmetel maksab üks Iskander M ballistiline rakett umbes $3 miljonit. Siiski jäi Ukraina kulude poolest endiselt kaotajaks. Nende õhutõrjesüsteemi valdamine tähendab, et 15. aprilli lõpuks oli Ukraina miinuses vaid $3 miljoni, mitte $39 miljoni, millega oleks pidanud arvestama, kui oleks järgitud NATO doktriini. Siin tulevad mängu mastaabiefektid, mitte ainult Ukraina jaoks. USA, NATO ja Lähis-Ida riigid, kes kasutavad Patrioti raketitõrjerakette, jälgivad kõik, mida Ukraina just saavutas, ja nad hakkavad esitama küsimusi. Peamine küsimus nende seas on, kui vajalik on kasutada ühe sihtmärgi jaoks 4 raketti. NATO ütleb, et just seda on vaja. Aga Ukraina tõestab oma Patriotidega, et ühega saab hakkama seal, kus NATO ütleb, et vaja on 2–4. Kui teised riigid suudavad Ukraina edu korrata, saavad nad oma Patrioti rakettide kasutamise kulusid oluliselt vähendada ning hävitada rohkem sihtmärke enne, kui nende varud otsa saavad. USA peaks küsima Ukrainalt, kuidas nad seda teevad. Euroopa poliitikauuringute konsortsiumi andmetel kasutas USA operatsiooni Epic Fu esimese 3 päeva jooksul üle 800 Patrioti raketi. Kui USA'l oleks oma relva üles selline meisterlikkus nagu Ukrainal, oleks ta võinud selle asemel kasutada 200–400 raketti. Isegi NATO doktriini madalamas otsas, kus USA kasutaks iga sihtmärgi kohta 2 raketti, tähendaks see $1,6 miljardi suurust kokkuhoidu. Need tohutud kulude kokkuhoidud on üks põhjusi, miks Ukraina saamine maailma parimaks Patrioti kasutajaks võib olla ülioluline nii talle endale kui ka tema liitlastele. On veel üks põhjus, mis keskendub rohkem Ukrainale endale. Aga enne kui selleni jõuame, pakub Defense Blog huvitavat teavet, mille nad on saanud Facebooki videost, kus avalikustati, et Ukraina kasutab iga ballistilise raketi vastu 1 raketit. Seel öeldakse, et videos näidatud Patrioti stardiseade on seadistatud nii, et see saab kanda 2 Pak 2 Patrioti raketti koos 4 Pak 3-ga. Kuigi mõlemad raketid sobivad Patrioti süsteemiga, töötavad need väga erinevalt. Pak 2, nagu nimigi ütleb, on neist 2 vanem. See hävitab oma sihtmärgi lähedusdetonatsiooni abil, mis tähendab, et Pak 2 lõhkepea plahvatab, kui rakett läheneb lähenevale ohule ning tekkinud killud hävitavad ohu. Pak 3 raketid kasutavad otsehävitusmeetodit, mis tähendabki seda, mida nimi ütleb. Tõrjerakett põrkub otseselt kokku läheneva sihtmärgiga enne, kui selle lõhkepea plahvatab. Pak 3 raketid nõuavad suuremat täpsust, kuid annavad ka usaldusväärsemaid tulemusi. Pak 2 tõrjeraketid ohverdavad veidi töökindlust, et suurendada võimalust tabada lähenevat ohtu, isegi kui see tabamus ei kõrvanda ohtu täielikult. Kuid Ukraina kasutab mõlemaid. Ülem ei täpsustanud, millist tüüpi tõrjerakette Ukraina oma 1-1 strateegias kasutab, mis viib meid huvitava järelduseni. Ta suudab kasutada mõlemaid. Kui see on nii, siis on Ukraina leidnud viisi, kuidas iga tõrjeraketi tugevusi kõige paremini ära kasutada viisil, mida keegi teine pole suutnud, ning see nõuab erakordset sihtmärkide jälgimise ja tulejuhtimise ajastuse taset. Ja pea meeles, et seda kõike tehakse ballistiliste rakettide vastu, mis võivad liikuda mitu korda helikiirusest kiiremini. Distsipliini ja operatiivse viimistletuse tase, mis on vajalik millegi sellise saavutamiseks, on pöörane. Praegusel hetkel ei saa keegi vaielda selle vastu, et Ukraina on maailma parim Patriot õhutõrjesüsteemi kasutamises. Aga selle loo teine nüanss ja teine põhjus, miks on Ukraina jaoks nii oluline, on see, et see oskus on sündinud sama palju vajadusest kui kasvavast asjatundlikkusest. Enne kui me seljitame, mida see tähendab, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui soovite näha rohkem selliseid ülevaateid, siis kindlasti tellige meie kanal. Nii et Ukraina vähendab kulusid ja suurendab hävitamiste arvu tänu Patrioti tõrjeraketi meisterlikule kasutamisele. Tegelik põhjus, miks see on oluline, eriti Ukraina jaoks rohkem kui ühegi teise riigi jaoks, on see, et Ukrainal ei ole piisavalt Patriot rakette, et järgida NATO doktriini. Ukraina on saanud nii palju rakette, kui liitlased suudavad anda. USA, Saksamaa ja Holland on kõik andnud oma varudest tõrjerakette, kuid Patriot rakettide tootmine on piiratud. Lisaks, kuna USA on end sidunud sõjaga Iraaniga, on ta kasutanud tohutul hulgal Patriot rakette. Varud, mis oleksid võinud minna Ukrainale, kasutatakse hoopis Iraani Shahed-droonide hävitamiseks. Vähendades raketeikkulu kuni 4 korda, säästab Ukraina laskemoona, mida on väga vähe alles. Ukraina teab, et tal ei ole tõenäoliselt niipea võimalik saada usaldusväärset Patrioti tõrjerakettide tarneallikat. USA, mis oli Ukraina peamine allikas, vajab nii palju rakette kui võimalik oma kampaaniaks Iraanis. Veelgi hullem Ukraina jaoks USA asepresident J.D. Vance ütles aprilli keskel avalikult, et sõjalise abi lõpetamine Ukrainale oli üks tema uhkemaid saavutusi Trumpi administratsioonis.
Kui see on nii, siis näib, et Ukraina ei saa loota USA-le sõjalise abi taaskäivitamisel ega ka Patrioti rakettide tarnimisel siis, kui neid vaja on. Ukraina president Volodymyr Zelenski ei hoia end tagasi, kui ta räägib Ukraina Patrioti rakettide puudusest. Olukord on nii puudujäägis, et hullemaks minna ei saa, kuulutas Zelenski pärast Vance'i kommentaare. Kui Ukraina Patrioti tõrjeraketide olukord on nii tõsine, nagu Zelenski ütleb, siis on selle süsteemi valdamine hädavajalik. Ukraina ei saa endale lihtsalt lubada rohkem Patrioti rakette kulutada, kui on vaja Venemaa ballistiliste rakettide ohu tõrjumiseks. Varude probleemidest hoolimata näitab Ukraina revolutsiooniline Patrioti kasutamine meile, et riigi õhutõrjestrateegia on arenenud nii kaugele, et see kuulub nüüd maailma parimate hulka. Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk SEPA toob selle esile 13. aprilli artiklis, kus nimetab Ukraina õhutõrjet maailmatasemel süsteemiks, märkides samas, et õhutõrjesüsteemid arenevad endiselt. Ja kuigi Ukraina doktriini eirav Patrioti kasutamine on olnud selle video põhifookuses, on veel midagi, mille Ukraina on oma õhutõrjesüsteemile lisanud ja mida muu maailm kadestab. Nimelt tõrjedroonid. Kuigi ballistiliste rakettidega tegelemine tähendab endiselt kallite rakettide tulistamist kallite sihtmärkide pihta, seisneb Ukraina tegelik väljakutse Venemaa Shahed-tüüpi ründedroonide kasutamises, nii löökide andmiseks kui selleks, et segadusse ajada õhutõrjesüsteeme, mis peaksid keskenduma rakettidele. Nagu nägime, 15. aprillil laseb Venemaa oma õhurünnakute ajal koos rakettidega välja sadu Shahed-droone. Isegi Ukraina üliefektiivsus Patriot-süsteemidega ei suuda seda kompenseerida. Miljardid dollarid lendaksid taevasse, kui Ukraina hakkaks kasutama Patriot-rakette Shahedide vastu ja varude probleemid, mis on praegu Ukrainale üliolulised, ei oleks enam määravad. Ukrainal ei oleks isegi varusid, millest rääkida. Tõrjedroonid on Ukraina õhutõrje täielikult ümber kujundanud ja need oleksid olnud suur tegur selles, et Ukraina saavutas 96% tõrjemäära, millest me varem rääkisime Venemaa 15. aprilli rünnaku ajal. Numbrid räägivad enda eest. 8. aprillil märkis Fjodorov, et Ukraina tõrjedroonid hävitasid märtsis 33 000 Venemaa ründedrooni. See number hõlmab kõiki tüüpi mehitamata õhusõidukeid, mitte ainult neid pikamaa Shahed-droone, mida Venemaa välja laseb. 33 000 on ka 2 korda rohkem droone, kui Ukraina tõrjedroonid hävitasid eelmisel kuul ning just see droonide hävitamine on tõenäoliselt põhjus, miks Ukraina üldine droonide tõrjemäär tõusis märtsis 89,9%-ni. Veebruaris jõudis see määr 85,6%-ni, mis oli juba märkimisväärne paranemine võrreldes detsembris registreeritud 80,2%-ga. See muster käib käsikäes ka tõsiasjaga, et Venemaa on hakanud Ukrainasse rohkem droone saatma, juhib tähelepanu SIPA. Ainult märtsis tulistas Venemaa Ukrainasse 28% rohkem droone ja Ukraina suutis neist ikkagi rohkem alla tulistada. Ukraina õhutõrjeoskused tõi veelgi rohkem esile nende kaitseministeerium. 89,9% tõrjemäär hõlmab nii rakette kui ka droone. Kui keskendume ainult Shahed-tüüpi droonidele, siis tulistas Venemaa märtsis Ukrainasse 6463 drooni, millest 5835 tulistati alla. See tähendab tõrjemäära 90,25%, mis on hämmastav arvestades droonide tohutut hulka, mida Venemaa välja saadab. Aga siin paistavad Ukraina tõrjedroonid tõeliselt silma. Need maksavad palju vähem kui Venemaa Shahed-tüüpi droonid. Euronewsi andmetel maksab üks tõrjedroon Ukrainale 1000 kuni 4000 eurot, ehk umbes 1170 kuni 4700 dollarit. Vene Shahed maksab 25 000 kuni 40 000 eurot, ehk 29 400 kuni 47 000 dollarit. Mõlemad on odavad relvad. Shahedide madal hind on peamine põhjus, miks nende vastu mitmemiljonilisi rakette kasutada, nagu USA on teinud Iraanis, viib selleni, et riik kulutab mõne päevaga miljardeid dollareid. Kuid oma tõrjedroonidega on Ukraina välja töötanud vastumeetme Shahedidele, mis maksab vaid 1/20 sellest, mida Venemaa kulutab oma kaugmaadroonide ehitamiseks. See, mida me praegu Ukrainas näeme, on see, et nad tegelevad kaasaegse õhutõrje põhiväljakutsega. See väljakutse ei seisne suurte rakettide allatulistamises kallite tõrjerakettidega, kuigi ka see on osa kogu probleemist. Palju suurem väljakutse on leida tasakaal hinna ja mahu vahel. Venemaa on selle juba rünnaku poolel saavutanud. Mõned raketid koos sadade droonidega võimaldavad Venemaal anda tugevaid lööke, kulutamata nii palju, kui nad kulutaksid ainult rakettidele toetudes. Irooniline on see, et Ukraina on selle lähenemise võtnud ja rakendanud seda kaitses. Ukraina kasutab samuti vähem rakette ja rohkem droone, ainult et nende tõrjedroonid on nii odavad, et need nullivad igasuguse kasu, mida Venemaa oma Shahedide kasutamisest üldse sai. Shahedi droonid pidid muutma õhurünnakud Venemaa jaoks odavamaks ja Ukraina jaoks kallimaks. Nüüd on olukord vastupidine ja iga kord, kui Venemaa õhust ründab, kaotab ta rohkem raha kui Ukraina. Mitte miski sellest ei juhtunud üleöö. Ukraina on saanud õhutõrje meistriks, sest Venemaa rünnakud viimastel aastatel on sundinud teda leidma viise, kuidas tohutu rünnakute hulk tagasi tõrjuda.
tõrjedroonid, Patriot raketid ja palju muud on nüüd osa kihilisest õhutõrjemudelist, mille Ukraina tehisintellekti komitee endine esimees Vitali Goncharuk ütleb, et see töötati välja 18 kuu jooksul, mil Ukraina suurendas oluliselt ka oma propellerdroonide tootmist. Ukraina on välja mõelnud õhutõrje põhitõed. Ei ole olemas ühte õiget süsteemi, mida kasutada Vene ohu vastu. On olemas mitu tööriista, millest igaüht saab kasutada konkreetse relvatüübi vastu, mida Venemaa kasutab. Ees seisavad endiselt väljakutsed. Venemaa liigub selles suunas, et kasutada Shahidi tüüpi droone, mis on varustatud reaktiivmootoritega, mis peaksid muutma need kiiremaks ja seega raskemini tabatavaks. Kuid Ukraina tuleb toime ka selle väljakutsega. 14. aprillil teatas Militani, et Ukraina tõrjedroonid hävitavad juba Venemaa uuemaid reaktiivmootoriga droone. Ukraina töötab samuti välja laseril põhinevaid õhutõrjesüsteeme, mis suudavad Venemaa kiiremad droonid peaaegu olematu kuluga alla tuua. Sellised relvad on veel prototüübi faasis, kuid juba see, et neid arendatakse, näitab, et Ukraina õhutõrje edu ei seisne ainult olemasolevate süsteemide parimas kasutamises maailmas. Ukraina arendab täiesti uusi relvi, et vastata igale õhutõrjealasele väljakutsele, mille Venemaa esitab. Seda kõik arvestades, kas on üldse ime, et nüüd mõned väga suured tegijad soovivad Ukrainaga koostööd teha, et saada teada selle õhutõrje saladusi? Ukraina tõrjedroonid koos 4-aastase kogemusega Vene Shahed-tüüpi droonidega tegelemisel on põhjuseks, miks Pärsia lahe riigid sõlmivad Ukrainaga kaitselepinguid. Need lepingud, mille Ukraina on sõlminud Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega, kestavad igaüks 10 aastat ning on juba viinud selleni, et märtsis saadeti Lähis-Idasse üle 200 Ukraina droonitõrje eksperdi. Aga nende lepingute tõeliselt oluline osa on see, mida Ukraina vastu saab. Relvad, kütus ja raha liiguvad kõik Ukraina suunas. Samuti uus mõjuvõimu tase Lähis-Idas, mida Ukrainal pole kunagi varem olnud. See on see, mida maailma parim olemine sulle annab. Kui Ukraina jätkab oma kihilise õhutõrjestrateegia täiustamist ja muudab lääne süsteemide kasutamise tõhusamaks, kui keegi arvas võimalik olevat, arendab ta teadmisi, mida saab kasutada oma sõjaväe kasuks. Ukraina õhutõrje kaitseb teda juba otseselt, kuid selle mõjuvõimuga kaasneb ka kaitse, mis saabub kütuse ja raha näol ning aitab vastu seista Venemaa strateegiale Ukraina kurnamiseks. Muide, Pärsia lahe tehingute kohta on veel palju rääkida. Ukraina õhutõrjealased teadmised on nii ulatuslikud, et need võivad olla võtmetähtsusega Hormuzi väina taasavamisel, kui operatsioon Epic Fury peaks uuesti algama. Raskelt omandatud kogemused Musta mere blokaadidest muudavad Ukraina väärtuslikuks partneriks paljudele Lähis-Idas. Ning miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et näha rohkem analüüse selle kohta, kuidas Putini sissetung aitab Ukrainast saada üheks maailma kõige respekteeritumaks sõjaliseks jõuks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!